Tervist! Tere tulemast meie imelisse Seinast seina podcasti 3. hooaja 2. episoodi! Hello! Kas te kuulete, et me oleme saanud tööle sound efektid? Uskumatu reaalselt. Ma olen nii uhke, aga me igaks juhuks mainime ka ära, et me teame, et need sound efektid on väga populaarsed ja kõik, kes seda pulti kasutavad neid samu, nii et kui me leiame endas selle intelligentsuse, siis me paneme siia oma sound efektid, et oleks põnevam, on ju? Yeah. Ma esimese asjana tänaksin jällegi Karjääristuudiot, kes selle podcasti tehniline partner on, mis on küll irooniline, sest nagu ma ütlesin, siis see hooaeg me ei ole enam stuudios ja täna meil läks näiteks mingi 40 minutit, et see tehnika siin setupida. 50 juba. Et see kõik tehnika siin üles seada, nii et ma ei tea, kaua meil seda stuudiovälist elu jagub, aga eks aeg näitab. Yeah. Ühesõnaga, nagu ma ütlesin, siis eelmises osas ma tõin välja sellise metafoori, et sa kunagi ei too oma boyfriend'i esimesele kohtumisele oma sõbrannaga, sest see on liiga nagu kohe siin, ei tea, kuidas reageerida. Ja siis eelmises episoodis ma tegin teile väikese brief tutvustuse, kes meil selle hooaja uus saatejuht on ja tema on nüüd siin. Tervitagem Annat! Aplaus on ka, sa ei kuule, aga aplaus on ka. Aitäh teile. Ühesõnaga, tuli välgu kiirusel, me teeme suga kiire intervju ja ma tahan teada, palju sa ise podcasta kuulad? Sa tead seda vastust, see on suht piinlik. Ma tegelikult reaalst, ma olen see üks ainuke inimene vist maailmas, kes ma ei ole suutnud kuidagi sinna maailma üldiselt nagu sisse minna. Ehk siis, ja nüüd sa oled siin. Nüüd ma olen siin. Irooniline. Ja, nagu ma olen elus reaalselt mingi 4 podcasti kuulanud. Ma olen täiega inimene, kes kui ma nagu kõnnin väljas, teen ükskõik mis asju, siis ma olen alati nagu nii oma mõtetes, ma olen see ülemõtleja. Ehk siis mul lihtsalt peas ei jagu aega kuulata lisaks mingeid. No see on hea point. Okei, kas sul mõni lemmik podcast ka on? Ja meie Seinast seina. Sul on keelatud midagi muud vastata, see on meie lepingus kirjas. Okei, ma siis lahkun. Ei, ole ettevaadlik, see on meie lepingus kirjas. Ja muidu tead, mis on, kui sa vastad siia vale asja või? Siis on kuulake. Te peate mulle natuke aega andma, kuni ma nende sound efektide obsessionist üle saan, sest see on kõige lõpusam asi maailmast minu meelest. Ei, me prolli reaalselt järgmine terve episood on see, kuidas me lihtsalt kuulame terve episood neid fucking... Nagu need, kes meid visuaaliga vaatavad, mis ma väga soovitan, meil on isegi selline nagu outline, mis käib selle, nagu selline paberitükike, mis käib selle helipuldi peale, kuhu sa saad panna kirja, millise nupu all, mis heliefekt asub. Meil tegelikult on siin kirjutatud läbipaistva nagu tindiga, et nagu ainult meie oskame lugeda seda kirja. Keegi ei tee näida. Nagu me lihtsalt teame, mis seal on kirjas. Saladus. Aga andke meile siis natuke aega, kuni me selle väike krooks, kuni me selle kõik korda saame. Oota, aga ma tahan teada ikkagi, kas sul on üldse mingeid eeldused selle saatele, kuidas sul nagu emotsioonid praegu on, olles siin käinud ühe korra külalisena, aga rohkem väga mitte? Tead, no selles mõttes, et kui me oleme niikuinii juba kogu aeg koos ja crackheaditame piisavalt, siis see on lihtsalt lisaaeg crackheaditamiseks ja võib-olla saab seda siit profitada. Ja võib-olla tõesti. Võib-olla inspireerime ka teisi olema crackhead. Või millegi uuega alustama. Ja täpselt. See on tegelikult ülihea point, sest mul on tunne, et mida paljud ei tea, on see, et minul ja Annal on mingisugune täiesti teine energia. See on pärit teisest dimensioonist, see ei ole meie planeedilt. Me ei tea, me ei oska seda seletada, aga hiljuti oli selline hetk, kus Anna minu peas avas mingisuguse uue loomingulise ukse, tänu millele mul lähenemine siia podcasti muutus täielikult, lähenemine elule muutus täielikult ja siis ma mõtlesin, ma pean teiega sellist inimest jagama. No kas või see treileri video nagu... Kas te nägite meie treilerit minu ja Anna Instagramis? Kui te reaalselt ei ole vaadanud seda, siis lihtsalt peatage kohe selle video vaatamine või kuulamine. Minge ja vaadake seda videot. See on reaalselt Eesti lühifilm top 2021 kuni aegade lõpuni. See on best asi, mida te näete. Me filmisime selle mu isa parandas mind, see on aastal 2009 soetatud vintage kaamera, või nüüd on see vintage, selline klapiga kaamera, millega me siis selle filmisime ja see oli nii lõbus, see oli üks kõige lõbusamaid päevi mu elus. Jaa, reaalselt.
nii et minge vaadake, kui te tahate aimu saada minu ja Anna sõpruselisest energiast, mis ma arvan, et on suur põhjus, miks meil see hooaeg väga lõbus tuleb. Jaa, täpselt. Oota, aga mul on ikkagi viimane küsimus. Eelviimane. Kuna me nüüd täna siis salvestame Anna kodus, sest ma mõtlesin, et see oleks lihtsalt sobilik, kuna ikkagi esimene episood koos temaga, siis ma palun sul näidata midagi oma kodust, mis võiks olla põnev. Kui te mõtlete, miks ma seda küsin, siis minu meelest see on täpselt see, kui sa lähed vaata, või no ühesõnaga ülikoolis olid Zoomi tunnid, siis ma kuulsin ühelt sõbrannalt, et neil oli selline asi umbes, et tutvusta ennast paari sõnaga ja siis näita midagi sinist, mis su kodus on. Nagu oligi siuke mäng. Siis ma sealt saan inspiratsiooni, et ma tahan näha midagi põnevat, mis su kodus on. Kas ma toon selle Urmase siia? Jaa, too Urmas. Okei, ma näitan teile Urmast. Ma nii kaua seletan teistele, kes kuulavad meid heliga, siis parem tulge tune in'iga YouTube'i, sellepärast, et väga põnevad asjad on hetkel siin toimumas. Okei. Ma näitan teile nüüd oma Urmast. Nad ei kuule sind, sa pead mikrisse rääkima. Nii. Ma näitan teile oma Urmast. Tema on Urmas. Ma võin hoida, sa tule ei, ma ei viitsi rohkem seda hoida. Anna ei viitsi rohkem seda hoida. Point being, Annal on siin selline vahva kaktus, mille ma just enne salvestust ümber ajasin. Ma nüüd kohe räägin teile, miks on ta Urmas ja miks ta on nii oluline. Me saime ta mu õe kooli mingisuguse klassi lõpetamisel mingi hea õppimise eest ja ta oli... Nii sobilik me täna selle teemale. Hea õppimise eest said kaktuse. Hea õppimise eest. Aga kui me ta saime, ta oli reaalselt 2 sentimeetrit kõrge ja umbes 2 sentimeetrit lai. Ja nüüd ta on siuke hea, ma ei oska... ta oli literaal siuke pall. Okay. Aga ma ei oska kahjuks mõõta peasse, ma ei tea sentimeetrit väga hästi, nii et ma ei oska näha, kui pikk ta praegu võib olla, mingi 20-30 või? No siuke mõnus, mingi 10 meetrit võrreldes eelnevaga. Ja mu õde on ülivaimukas inimene, kes paneb kõikidele lihtsalt lambistele asjadele nimesid. See on mu lemmikhobi, panna suvakadele asjadele nimed. Näiteks jah, siis selle taimekese nimi on Urmas ja vot, selline väga vahva. Veits pointless story, aga... Ei, nagu mulle meeldib, et selle lugu oli seotud sellega, et su õde sai selle koolis hea õppimise eest. Jaa, sest see on kinda seotud. Ei, mul on tegelikult see, et nagu, ma olen vist siuke inimene, kellelt kui küsida, et näita ma midagi oma toast või kodust, siis mul reast ei ole midagi näidata, kuna ma kinda kannan kas kõike kogu aeg kaasas või siis ma ei kannagi mitte midagi, ma ei omagi. Sa oled selline mobiilne persoon. Jaa, täpselt. Ma mõtlen kõike välja. Mul on kõik peas. Kas te saate aru, mida ma mõtlen nüüd või? No kas te kuulete, mida ta räägib? Ma mõtlen kõige välja, mul on kõik peas. Reaalselt ma mingi hullar. See on creative energy, see on loominguline energia, meil on rohkem seda siia maailma vaja. Ja me lihtsalt oleme sellised. Oota, aga me rääkisime, et Eeva või su õde sai selle siis hea õppimise eest, aga tahad sa kohe sealt edasi teha ka tutvustuse ja rääkida, millest me täna räägime? Miks me naersime, et Urmas on seotud meie tänase podcasti teemaga? Tegelikult meil on reaalselt... Oota, paus. Mu mikker ei ole üldse paigas. Jätkame. No, teeme paus. Jätkame. Kõik, selge. Korras. Paus on korras. Millest me täna räägime on tegelikult, ma arvan, suht meile kõigile üli südame lähedane ja südame kauge teema samal ajal. 2-1. Reaalselt 2-1 nagu. Kool, haridus, reaalselt otses mõttes ilmselt dissime kogu süsteemi. Sorry, not sorry, võtke veits võib-olla, kirjutage kõrva taha haridusasutused. Kirjutage kõrva taha, võtke kõrv ja kirjutage sinna taha. Ja võtke pastakas ja nagu lihtsalt... Kirjutage kõik üles, take notes. Ja võib-olla on teil võimalus kuulda ka meie punkte gümnaasiumi ülikooli lõpetamisest, jah. Gümnaasiumi lõpetamisest. Kahjuks oleme me mõlemad väga kaugel ülikooli lõpetamisest. Mul on tunne, et alguses on hea anda selline POV ehk kõik, kes siis pole noorte slängiga kursis, POV ehk point of view ehk mis on minu ja sinu praegune point of view seoses haridusega ja kus me ise selles osas oleme. Mina lõpetasin täpselt eelmisel kevadel gümnaasiumi ja läksin kohe peale seda Tallinna Ülikooli ajakirjandust õppima. Kuidas sul läheb? Issand, ma lõpetasin vist nüüd 2 aastat, no 1 aasta enne Mariat igatahes, ma ei oska arutada, ma räägin. Siis oota, 1 aasta enne Mariat, ehk mitte see kevad, mis oli, aga eelmine kevad. 2 aastat siis, ei, on ju. Aasta aega tagasi. Ei, ma ei tea, vahet pole igatahes. Sa mäletad, mis aastal sa lõpetasid? Ei.
mina lõpetasin aastal 2021, ehk sa lõpetasid aastal 2020. Sa lõpetasid koroona ajal, on ju? Koroona ajal, ja ma olin see esimene aasta, ja. Esimene koroona aasta. Esimene koroona aasta, ja ma lõpetasin esimene koroonalend. Juhu. Okei, sorry, ma segasin vahele. Ei, see on okei. Ja ma lõpetasin 2020, kuhugi edasi ma ei läinud. Kui te olete minu eelmist episoodi kuulanud, siis ma olen siuke ettevõtja. Nii et läksin seda teed pidi, aga eks vaatab, mis haridusega saama hakkab. Jah, ma lähen ilmselt kevadel kooli nüüd, kus ma lähen, Holistika Instituuti. Huvitav valik. Yes. Ühesõnaga, et mina olen siis see vend, kes otsustas kohe peale 10 minna ülikooli, ja sina oled see vend, kes otsustas seda mitte teha, ja võib-olla see on lihtsalt selline hea kontekst, et oskate arvestada, kust meie mingid arvamused ja seisukohad tulevad, ja võib-olla teid lihtsalt huvitas. Ma alustaks kohe selle haridussüsteemi dissimisega, nagu mul ei ole väga suurt huvi seda kuidagi pehmemaks teha, kui ta on, ja tead miks? Tead miks ma olen praegu kirglikum kui kunagi varem seoses haridussüsteemi ja gümnaasiumi teemadega? No. Ma mõtlen iga päev sellele, kuidas ma võiks muutuda emotsionaalseks, sest mul on nii hea meel, et ma ei pea käima seal enam. Ja ma ei arvanud, et ma olen selline, nagu vaadates mind gümnaasiumis, sa oleks võinud arvata, või nagu mingi esimest 6 aega, kui see oli läbi, ma olin ka mingi, tahaks ikka ja oli ikka äge ja nii. Ei. Ma vaatan praegu enda lähedasi, kas oma õde, kes käib, ja nagu no offense, Laura, ja see ei ole mõeldud kuidagi ka nagu halvaks vibe'iks neile, kes praegu seal gümnaasiumis on. Aga ma nagu vaatan tagasi, ma mõtlen jumal tänatud, et see läbi on. Ei, reaalselt nagu, kui teile meeldib käia gümnaasiumis ja koolis, reaalselt nagu, mul on nii kahju, et me kumbki ei saa sellega relate'ida, sest me lihtsalt nagu konkreetselt ei tea seda tunnet, aga mina nagu isiklikult olen räigelt uhke, kui te reaalselt naudite seda teekonda, ma ei saa mitte üheski otsast relate'ida ja kohe räägime miks. Eiga, kui selles mul isegi ei ole see, et ma ei nautinud, mitte et ma nii väga ei nautinud tol hetkel koolis käimist, aga nüüd olles sellest olukorrast välja tulnud, ma saan aru, kui kurnav see oli. Ei, mina ei saa. Seal koha peal on meie POV-d veits erinevad. Väga, jah, selles mõttes, et ma juba siis ei... Okei. Ja miks siis sinu meelest see nii on? Nagu see lihtsalt... Aga miks sulle koolis ei meeldinud käia? Mis sinu meelest selle asjaga siis nii valesti on, et meil suga kogemus on? Reaalselt ma arvan, see teema, millest me võiks mingi 5 päeva järjest rääkida. 5 päeva järjest? Või isegi rohkem. 5 päeva, 5 ööd. Poleks mingit probleemi. Reaalselt, konkreetselt. Aga no lihtsalt alustades veits sellest, et konkreetselt kogu süsteem ei ole muutunud, nagu sa enne mulle ütlesid, nõukogude reaalset ajast. Mul on sellega seonduvalt üks väga haige näide. Ma ütlen siia vahele, et tead, kes seda ütles? Mina tegin, vahemärkus. Nonii. Mina tegin oma 12. klassi ajaloo viimase arvestuse seoses haridussüsteemi muutmisega, kus ma pidin ka erinevate mingite spetsialistide arvamusi kokku korjama. Ja ühiskonnateadlane Ülo Vooglaid tõi välja selle, et meie haridussüsteemi ülesehituse alus ei ole nõukogude ajast muutunud, ehk Anna ei mõelnud seda välja, vaid selline statement on päriselt ka teiste inimeste poolt välja öeldud. Ja minu see näide, mis reaalselt pani mind nagu täiesti teistmoodi mõtlema, oli see, kui paar aastat tagasi mu vanaema ja mu vanaisa käisid jalutamas meie suvila juures metsas ja seal parasjagu lammutati nagu mingit maja maha, mis oli suht vana ja nad tõstsid kogu oma mingid vanad raamatud ja mingid vihikud nagu välja selleks, et kes tahab, keda huvitab, sa vaata kaasa võtta selles mõttes, et nagu kasulik ja kinda hea tegevus, eks ole. Vintage. Jaa, täpselt. Mina absoluutselt igasi peale vintage. Ja mu vanaema võttis nagu huvi pärast kaasa ühe vihiku, mis oli 4. klassi vihik aastast 1974 ja nad õppisid täpselt samasuguseid asju, mida tegi parasjagu minu õde samal ajal koolis. Nagu need ülesanded, need olid... Oskad sa mõne konkreetsema näitega tuua? Seal oli mingi ülesanded, eks ole. Reaalselt samamoodi see sõnastus, nagu kõik see mingi, mis tähendab mingi see värk, on ju. Nagu, ma ei tea, kas sa mõtled, kas teil oli ka see, et matemaatikatundidest alguses võtsite selle teooria asja läbi, on ju. Kirjutasite mingid jälle mingi konspekte ja siis hakkasite lahendama asju. Nagu seal oli reaalselt täpselt sama asi. Teemad olid
täpselt samamoodi nagu läbi kinda seletatud või nagu lihtsalt läbi võetud ja juba nagu see paneb mõtlema, et kui sul on konkreetselt nii palju aastakümneid möödas, kas siis nagu asjad ei peaks kuidagi edasi liikuma, kas me ei peaks mingeid võib-olla uusi teemasid käsitlema või nagu ma tean absoluutselt, et nüüd tuleb jälle see, et aga kes on mingi välja mõelnud neid mingeid uusi teemasid, on ju, või kus nad mingi välja tulevad või mingi, et et seda on vaja, et aju arendada, eks ole, ma olen täiesti nagu, ma tean seda, ma on sellest terve elu räägitud, aga samas nagu kui me ei mõtle vaata nagu edasi, siis kas me reaalselt jäämegi nagu elu lõpuni ja kas meie lapsed hakkavad ka neid mingeid biülesandeid nagu selles mõttes mingi lahendama või ma ei tea, mingi mis teisi asju, ma ei mäleta midagi matemaatikast peale biid. Literally. Mul on siia kohe nagu mitu mõtet. Esiteks selle nõukaaja võrdlusega seal samast artiklist, kus ma seda Ülo Vooglaiu statementi lugesin, seal oli siuke võrdlus, et nüüd ma ei mäleta, kas ma ise mõtlesin selle välja või see oli sealt, see on mul siin nootsides kirjas, et see on umbes sama, kui meil endiselt oleks plaanimajandus. Mis on veits siuke, et nagu Jesus on ju, aga ma jälle ma otsustan iga sekundi tagant ringi, kas ma istun küürus või sirge seljaga, seepärast ma pean oma mikriku aeg liigutama. Aga mul on tunne, et siin on ülioluline ära mainida seda, et me oleme teadlikud sellest, et haridussüsteem mingil moel ongi alati üks samm maas, sest see, nagu need inimesed, kes seda loovad, ehk juba täiskasvanud ja ka suhteliselt, kust hakkab täiskasvanu on ju, täiskasvanud mitte mingi 18-aastased, aga nagu keskealised ja vanemad on ja nemad on need, kes seda parasjagu korraldavad ja nemad ongi juba võib-olla samm maas. Samas ma ka tunnen, et võib-olla siin on mingisugune, võib-olla see on minu kitsas maailmapilt, aga kas ei või ka olla mingisugune nagu mitte ajalooline murrang, aga et need inimesed, kes praegu on näiteks meie vanemate vanused ja aeg praegu, ehk nagu ja see aeg, millal meie oleme üles kasvanud, see on nii erinev. Nagu võib-olla see aeg, kus mu ema ja isa üles kasvasid ja see aeg, kus mu vanaema vanasi üles kasvasid, ei olnud, nad olid ka erinevad. Aga nagu meil praegu kolossaalselt. Ja see hüpe on olnud nii suur nagu absoluutselt iga valdkonna arengus ja siis mingites asjades me oleme nagu nii kinni jäänud. See oli üks mu mõte, et ma saan aru, et seda ei ole lihtne muuta, aga jällegi see peaks olema põhjus, miks sellest mitte rääkida. Kas me võime rääkida sellest, kuidas on koolides nagu üldse hindamissüsteem? Kuidas me nagu testime, nagu mul tunne, et kogu see asi on üles ehitatud selle, et sa jätaksid asju meelde, on ju? Nagu, et sa treenid oma mälu, sa õpid pähe valemeid, sa õpid pähe ajalool nimed, sa õpid pähe mingid asjad, bla. Ma pean ütlema, et seal koolis, kus mina tulin ehk Rocca al Mares, paljud õpetajad juba ka kasutasid seda, et sa saaksid teha materjalidega teste ja et sa pigem õpiksid oma materjale kasutama, asju üles kirjutama nii, et need on sulle kasulikud, mitte need lihtsalt pähe tuupima. Aga see on nagu, samas ma mõtlengi vaata, et kui võib-olla see uus nagu vaade, uus lahendus on see, et sa nagu õpid nagu mingil määral, on ju, samas sul on alati need nagu materjalid, et sa tead, vaata, kust vaadata. Aga samas nagu eelnevalt on alati ju nagu steiditud, et sa peaksid nagu pähe, ma ei tea, jätma need asjad, sa pead neid peast teadma, samamoodi neid ajaloolisi mingid isikuid, kuupäevasid, bla, on ju, aga samas sa pead tegema testi 100% enda mingi teadmistest, eks ole, mingi ajusopi mingisugustest, ma ei tea, asjadest välja leidma ja mingi kookima, aga nagu sulle pannaks lihtsalt nagu jällegi hinne selle eest, et sa nagu jätad asju meelde. Palju sa koha peal suudad neid asju meenutada, mitte selle eest, palju sa nagu päriselt tead. Ja nagu ma saan aru, et ma ei tea, elus su ajaloolised teadmised piirduvadki sellega, palju sa sellel hetkel parasjagu mäletad, aga samas sul võiks olla ikkagi mingid teadmised, mingi info võiks olla läbi käinud, aga millal tuleb olukord, kus sa pead seda paugu pealt peast teadma ja sul ei ole ligipääsu internetile, et seda leida? Ma nüüd ütlen ühe väga nagu kohe väga sükse lause, mida võib olla muidugi suke hea sisenemine kohe mingi SA episood ja siis teeb mingi lolliks ära ennast, on ju. Aga ma olen alati selles mõttes mõelnud või nagu ma olen natuke veits nagu teistmoodi nagu mõelnud, et aga miks ma reaalselt pean teadma seda ajalugu? Vaata, ma rääkisin ka pühapäeval sellest. Et miks ma reaalselt pean teadma mingeid nagu, ma ei tea,
asju, eks ole, või nagu, ma ütlen ausalt, et ma ei tea, ma olen kõige lollim inimene geograafias, ma reaalselt ei tea mitte midagi geograafiast, ma olen päris nagu halb ajaloos, kui keegi küsiks mult mingeid reaalseid küsimusi praegu, ma oleks mingi tere, aitäh, nägemist, nagu otseses mõttes ma ei tea mitte reaalselt midagi. Ja nagu ma olen hakkama saanud, ma ei tunne, et ma ei tea, et ma olen praegu mingi maha jäänud kuidagi kellestki või nagu nii palju teisi asju tuleb kuidagi nagu tuleviku, ma ei tea, vaadetest, mõtetest peale, et nagu ma kuidagi mõtlen, et mis see nagu point on teada nii, ma ei tea, kaugeid asju meist. Ma reaalselt väga vabandan, kui see kõlab nagu ülilollakalt või te olete mingi täiesti vabandage, kelle Maria oma saatejuhiks võttis, on ju. Aga ma arvan, et sina representeerid või esindad väga hästi seda POV-d või seda nagu mõtteviisi, mis sul võibki tekkida, kui see näiteks ajaloo õppimine ongi ülimahukaks tehtud. Aga see on ju. Ja no, vaata, minul on näiteks selline kogemus, et minu nagu ajaloo õpetaja ehk üldise ajaloo õpetaja, tema oli väga keskendunud efektiivsele õppimisele. Ehk ainsad lõpuks nagu kuupäevad, mida me vähemalt gümnaasiumis pidime õppima reast pähe, olid mingid üksikud kuupäevad seotud Eesti ajalooga. Sest tema hinnangul nagu oma riigi ja oma kultuuri mingite verstapostide tundmine on oluline, millega ma nõustun, okei. Mingid üksikud on ju. Ja tema oli selline õpetaja, kes lubas meil tehagi ajatelgesid, mida kasutada ja rõhus hästi palju materjalidel on ju. Aga siis meil on muusikaajalo õpetaja, kes tema võib-olla peamine erinevus oligi see, et tema oli hästi kirglik selle teema osas, mida ta õpetas, ehk tema hinnangul kõik see, mida me õppisime, oli vajalik. Ja ma ei suudaks mitte ühtegi nime muusikaajalost välja tuua. Mozart, Beethoven, kas nad elasid samal ajastul, mul pole aimugi. Ei, kas te saate aru nagu, see on, ma nagu, jällegi ma teise poolt, ma saan sellest aru, ma nagu mõistan seda, et me õpime minevikku selleks, et mõista paremini tulevikku ja ala nüüd mingid teadmised, mida ma kunagi olen ajaloos. No vaata, ma reast lähen ülikooli praegu, on ju, ja siis meie loengus üks lektor küsib, et ja mis toimus 50-ndatel? Ma mingi, mul pole aimugi. Ei, aga reast see lause, et me õpime minevikku, et teada paremini tulevikku, eks ole. Nagu kas see ikka toimib nagu nüüd enam meie ajastul? Nagu reaalselt inimesed ongi sõitsid hobustega. Inimesed käisid reaalselt kilomeetreid, nagu ärkasid kell mingi 4 öösel ja kõndisid mingi 19 tundi tööl, on okei, ma reaalselt vabandan. Yeah. Aga nagu meil on praegu reaalselt, sa lähed kuskile, ma ei tea, poodi või sa isegi ei lähe poodi, sa oled kodus ja saad omal pakirobotiga reaalselt tellida nagu sööki koju. Konkreetselt. Nagu kuidas selles mõttes, ma ei tea, kas see reaalselt see make sense? Ei, ma saan aru, see on loogiline, aga mul on tunne, et selle peale ei saagi, nagu seal tuleb leida mingi tasakaal. Ja siit tuleb välja see, kuidas sa mingid ainet omandad, sõltub 99,9% sellest õpetajast, kes sind õpetab. Mis on minu meelest haige ja selle statemendi juures me teemegi ühe väikese, enne kui me seda teeme, kuulake seda heli. Väiked haldjad, väiksed. Teate, mida see heli annab meile märku, on aeg teha paus, et meie tehnika üle ei kuumeneks ja teie mõelge selle statemendi üle, mis ma ütlesin, sina Anna mõtle ka ja me oleme kohe tagasi. Ja oleme pausilt tagasi ja kuna Annal siin meie vahepeal pausil tekkis mure, et kas inimesed tõesti arvavad, et ta on nii loll, siis ma lihtsalt ma tean, et me lubasime, et me läheme edasi, aga ma lihtsalt tahan selle teema jätkuks öelda, et see, millistes mahtudes seda ajalugu või teooriat üldse vahepeal õpetatakse, see on ebareaalne, pluss kogu aeg on alati nii kiire, et sa ei jõua isegi ühte teemasse lõpuni süveneda, vaid sa lihtsalt õpid neid fakte ja seda teooriat ja sa loed mingeid tekste ja meil ei ole aega isegi, et seda panna konteksti. Ja nagu enda jaoks lahti mõtestada, nagu selles on asi. Nagu, pluss näiteks mind on hakanudki alles need teemad huvitama nüüd, kui ma olen valinud alla mingid raamatud, kus on toodudki mingid ajaloolisi näiteid, aga need on pandud tänapäeva konteksti. Miks meil on vaja praegu teada, kuidas elati siis, vaata? Et mul on tunne, et üks lihtne asi, mis muudaks selle kohe palju söödavamaks, näiteks ajaloo õppimise, ongi see, et õpetajad või nagu kogu see teema pandaks rohkem konteksti, et miks meil on praegu seda vaja teada?
ja täpselt ja, või nagu, et kus sa aitad, ma ei tea, meil vaata edasi jõuda või mingi, mida see aitab meil, ma ei tea, enda jaoks nagu mõelda või... Plus, ja veel viimase mõttena, minu meelest ajalooga on täpselt see teema, et see ongi hea, kui sa oled kuulnud selle kohta, aga küsimus on palju sa peaksid ise nagu pressima endale meelde jätma. Nagu ikka on tore lugeda mingit väga väikest detaili mingi aja kohta saada, mingi POV aastast 1800, aga palju sa seda ka peab teadma, on see küsimus, mis tegelikult on palju vähem nagu, ühesõnaga, jah. No ongi see, sa pead võib-olla ise nagu endas leidma selle huvi. Ja nüüd me vist liigume tegelikult ka kohe järgneva teema juurde, millest ma veid siis alustan. Et ongi see nagu õpetaja võib-olla roll on üli oluline, nagu Maria ka enne ütles siis 99,9% ajast. Tegelikult ka minu meelest reaalselt sõltub see, sellest, kuidas õpetaja seda teemat ette kannab, kuidas ta seda, ma ei tea, räägib, kui palju ta peatub selle peale üldse või kas ta laseb kodus, ma ei tea, suvakalt ise lugeda sulle, on ju. Et nagu see kõik on ülioluline ja nagu võib-olla sellest ka sõltub see, et kui palju sulle endal vaata seda huvi nagu tekib. No mida huvitavalt ta räägib, seda parem ju. Jah, minu meelest see on hirmutav, et me sõltume nii palju sellest õpetajast, sellepärast et ma ei saa valida, millist õpetajat ma soovin õpetama mingit asja. Ja näiteks minule väga meeldis gümnaasiumis matemaatika, sest minule väga sobis see õpetaja. Minule väga meeldis nagu ajalugu, seda tavalist ajalugu õppida, sest see õpetaja tegi selle väga kergeks. Jällegi teised klassikaaslased, kellele see näiteks ajaloo õpetamine ei sobinud, neile see nii väga ei meeldinud. Ja minu meelest nagu üks lihtsalt asi, mille peale ma ei tulnud enne, kui ma hakkasin selleks oma viimaseks ajalooarvestuseks õppima ja süvenema, oli see, et miks me ei ole, kindlasti sellele miks küsimusele on vastus, et see võtab nii kaua aega, see on nii keeruline, aga kujuta ette, kui kogu need teemad, see haridusprogramm oleks kõigile sama nagu ühtlustatud ja siis on võetud üle Eesti mingid parimad õpetajad näiteks ja siis nad salvestavad videoloengud nendest tundidest ja siis sa vaatad ja omandad selle teooria selliselt kujult, nagu sulle meeldib ja siis tunnis ongi ainult ülesannete lahendamine ja õpetaja on seal nagu sinu coach ja kes juhendab sind, annab sulle lisamaterjale. See on hea nagu selles mõttes see jällegi haakuks sellega, et vaata uudne mingi lahendus viis selles mõttes. Ei, räägime sellest, kuidas haridustase erineb ju tegelikult kasv üle Eesti nii suurel määral, aga ometi meil on nagu mingid riiklikud õppekavad justkui olemas ja nagu kui meil see Zoomi aeg oli, koroona aeg, ma tegin seal arvestuse ka koroona ajal, siis ma hakkasingi mõtlema, kuidas tegelikult õpetajal see teooria õpetamine, see nagu hakkame teemat seletama. See võtab üli palju aega. Kujutate, kui see oleks salvestatud nagu mingitele videoloengutele mingi paari sellise erineva tüpaaži õpetajaga. Näiteks õpetaja, kes räägib väga niimoodi loojutustavalt. Õpetaja, kes teeb väga selgeks mingid faktid, on ju. Need on, ma ei tea, kuidas need üle Eesti kokku koguda, aga nagu oletame, et me saame aga see oleks jumala põnev projekt ju nii, nagu tegelikult. Ja siis sa vaatad selle teooria ära kodus ja siis sa lähed tundi ja tunnis ongi see hetk, kus sa küsid, millest sa ei saanud aru või teeme arutelu või midagi sellist, sellepärast et ma teangi, kas on näiteks inglise keele eksami ettevalmistamisel või nagu inglise keel on niisugune asi, mille kohta ma olen kõige rohkem kuulnud, et on mingid eritasemed nagu kooliti ja see oleneb nii väga sellest õpetajast. Ja kujuta ette, mina tahaks küll, et paljudel teistel oleks minu õpetaja mingid loengud kättesaadavad, sest ta õpetas väga hästi. Ja see tegelikult oleks jumala motiveeriv õpetajatele ka, kui see ongi see, et ma ei tea, et sa saadki valida mingisuguse kategooria, kuhu sina selles mõttes enam vähem nagu kuulud, on ju, ja siis sa saadki, ma ei tea, kas nagu võib-olla mingi võistelda, on ju, veits või midagi sarnast, et sa saaksid mingid tunnustus, et sa oled reaalselt nagu väärt õpetaja, et sa oled hea õpetaja. No ma mõistan, seal on kindlasti mingid asjad, mida ma isegi ei oska ette näha, miks seda juba tehtud ei ole, aga ma arvan, et sellist mõte meile peale mõelda. Ei, ma arvan, et lihtsalt me oleme liiga leidlikud. Me oleme liiga leidlikud, me oleme liiga targad. Ja lihtsalt täiskasvanud inimesed on kõik lollid ja nad pole seda välja mõelnud. Kusjuures siin, kuna mul juba on see arvestuse konspekt ees, siis see õpetaja olgu coachide on tegelikult ühelt Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni magistrandilt Triinu Pääsikult, kes ütles õpetaja olgu coach, mitte koolmeister. Mis on ülija point, sest on ikka veel õpetajad, kes käituvad nagu nemad on see kõrgem autoriteet, neile kuuluvad kõik õigused, sina oled madalam kui muru, nagu kogu see pool ja minu meelest see on juba ammu ilmselge, et õpetaja ja õpilase vahel peaks olema koostöö ja et peaks olema
mõlemapoolne austus ja mõlemapoolne valmidus koostööd tegema ja nii edasi. See oli lihtsalt sükene väikene mõte siia juurde. Yeah. Mul on tunne, et ma selle arvestuse raames otsisin nii palju mingeid artikleid seoses sellega, ehk ma panen need kõik ala descriptionisse, kui te tahate lugeda. Sest nagu mul lihtsalt on need ees, ma kasutan juba neid mõtteid ära, mida ma korra välja mõtlesin. Mina jälle näiteks ei tea, mis asi on arvestus, sest et minu koolis ei olnud sellist asju. Arvestus. Yeah. Aga see on nagu kontrolltöö, lihtsalt nagu... veel suurem ja veel pastikum ja raskem. Teie koolis oli ju mingi mingi perioodi lõpus mingi meil oli arvestuste nädal ja see on mingi no see oligi jah, võimalus teha lihtsalt mingi raske kontrolltöö või arvestus kuskile lõppu. Nojah, meil olid lihtsalt kogu aeg kontrolltööd iga päev. Ei, meil olid kontrolltööd ka ja siis olid arvestused. Okei, no siis Süke suht nasty business, ma ütleksin. Pigem on nasty business, jah. Kas me võime siit hüpata selleni, mida ma ütlesin ka enne salvestust sulle, sellise statementini, kuidas gümnaasium eeldab, et sul ei ole oma elu. Ja siis sa ütlesid, et aga see on su enda valida. Palun ütle, kuidas. Selles mõttes, et jaa, gümnaasium, mis ma ei oska täna rääkida. Gümnaasium. Veel kord, gümnaasium eeldab seda, et sul ei ole muud elu. Ma ütleks, et alati sul on valik. Mina näiteks absoluutselt väga halb näide, väga halb eeskuju, ärge palun võtke mind inspiratsiooniks. Ma arvan, et ma käisin koolis 12. klassis vähemalt, tegelikult isegi 11. juba, no mingi siuke ainult 60% ajast. Arvad? Mul oli ikka mingi 300 puudumist. Päriselt? Mul oli jällegi väga halb häkk, ma jällegi ei soovita enda asju teha. Mul oli kahjuks või minu puhul õnneks on ju, mu emaga ja kogu perega üks e-kool ja mu ema oli nõus sellega, et kui ma tunnen, et aine ei ole vajalik mulle, siis ma kirjutan endale ise vabastuse. Nüüd, kui keegi peaks õpetajatest kuulma, siis võib-olla natuke on piinlik, aga tegelikult ei ole. See on lapse ja lapsevanem vaheline kokkulepe. Ja mu ema oli sellega nõus ja ma ausalt öeldes ma olen elutänulik talle selle eest, kuna ma tunnen, et mitte et ma oleks teinud mingeid kasulikke asju, sellel, mida poosi ma ma toetan oma selga niimoodi. Et mitte, et ma oleks teinud mingeid kasulikke asju sellel ajal võib-olla, kui ma nendes tundides ei käinud, aga samas ma tegelikult võib-olla ikka tegin ka. Vahepeal ma käisin trennis sellel ajal, vahepeal ma tulin lihtsalt koju, vaatasin Netflixi, Vot minu meelest see gümnaasiumi kogemus sõltub nii suurel määral sellest, milline inimene sa ise oled. Ja tegelikult gümnaasiumist ikkagi ka. Gümnaasiumist ka. Vaata, kui sa oled mingisugune eliitkool, eks ole, mingi Gustav Adolf või kas või mingi, ma ei tea, Rocca al Mare, eks ole. Sul ei ole võib-olla väga selles mõttes nagu võimalust puududa, kuna kui sa oled võib-olla selline õpilane ka, kes nagu kuidagi oskab, ma ei tea, suruda sealt vahelt välja või nagu astuda nendele piiridele nagu peale või olla mingi, et sorry, mingi siis sul nagu õnnestub see, sest et nagu mina ikka selles mõttes olin loov, ma vahepeal ikka ütlesin, et ma ei tea, et mul jäi vanaema luku taha koju kinni, et ma pean minema ta nagu kodust välja laskma ja nagu ma ei tea, mul ei olnud häbi oma valede pärast, vaata. Sa pead olema enesekindel. See on kuna ma tean sind isiklikult, siis ma tean, et sinus on ka seda korraldan oma elu ise tunnetust natukene. Ja kui ma ei eksi, siis võib-olla ka sellepärast sa saad aru, mida ma mõtlen selle all, et või ühesõnaga, ma toon võrdluse sellist ülikooliga. Ülikoolis on selline süsteem, et semestri alguses, semester on umbes septembrist jaanuarini. Sa saad teada kõik ülesanded, mis sa pead semestri jooksul tegema. See on jumal hea. Sa saad teada, mis arvestused sul on. Sa saad teada, mis ülesanded sul on. Ainus erand ongi mingi üliväikesed jooksvad ülesanded, mis on mingi, vaata see video läbi. Kirjuta mingi väike tekst. Nagu väga vähesed on jooksvad ülesanded. Sellepärast, et ülikoolis eeldatakse, et sa oled täiskasvanud inimene ja sa organiseerid oma aega ise. Nüüd, ma saan aru, seal tulevadki need käärid, et gümnaasiumis käib nagu väga palju erinevat rahvast, aga mina näiteks tundsin, et sa pidid olema valmis selleks, et õpetaja sul umbes järgmine päev kohe paneb mingisuguse asja ja sa pead olema valmis kogu oma vaba aja ohverdama ja kus seal jääb ruumi mingisuguse kõrval hobi leidmiseks või kire arendamiseks, sellisteks asjadeks. Selleks ei jää aega, sellepärast, et
need mingid ülesanded või asjad muidugi jälle oleneb koolist, ainest, õpetajast ja nii edasi, need võisid su peale tulla nagu sama päev, kui see pidi juba tehtud olema. Ja seda... mina olin väga suur etteplaneerija, ma ei olnud see inimene, kes alles siis märkas seda e-koolis, kui see juba nädal aega seal oli olnud, aga ja teiselt poolt ma nagu saan ka aru, et ongi neid inimesi, kelle jaoks gümnaasium ongi see kasvatusmoment ja peabki olema, aga teiselt poolt peaks olema ju mingi viis seda teha, nagu anda seda iseseisvust ja usaldust nendele õpilastele, kes selleks on valmis. Jah, nagu ma ütlen, ma põhjendan võib-olla, miks ma miks ma puudusin. Ma ei olnud kunagi see, kes, ma ei tea, lasi kontrolltöid üle või lasi lihtsalt nagu selles mõttes üle. Ma tavaliselt nagu lasin esiteks ainult tunde, kus ma tundsingi, et ei ole, ma ei tea, kas ei tule mingi kontrolltöid või mingid siukseid nagu ülilambiseid, vaata, mingi esimene, ma olin humanitaarsuund, meil oli neljapäeviti vist äkki esimesed 3 tundi kõikidel suundadel eraldi tunnid, nagu klassiga, oletame, et esimene oli seal, ma ei tea, mingisugune usundiõpetus, see mulle meeldis. Mingid nagu suvakad tunnid. Ei, see oli kõigil ka. Aga mingid suvalised nagu humanitaartunnid, mis ei olnud nagu otseselt võib-olla, ma ei tundnud, et need oleks mingid vajalikud olnud, siis ma olin mingi, et suva, et ma nagu ei tule vaata sinna või mingi magan veits kauem või mis iganes. Aga nagu kõik muud, vaata, ma ikkagi käisin ja ma tegin kõik asjad kaasa, mul olid kontrollid alati tehtud. Aga miks ma tegelikult nagu lasin nii palju üle lõpuks, oli see, et ma olin terve põhikool see inimene, kes õppis ainult nagu, ma kartsin räigelt 4 saada või nagu, ma ei tea, miks, mul oli mingi trauma sellega, et mingi, et et äkki mu vanemad on kurjad, kuigi nad ei olnud, nad reast ei olnud kunagi, ma ei saanud mingi, ma ei tea, õiendada või midagi, ma lihtsalt tahtsin alati, et mul oleks kõik 5 ja 4 nagu, minimaalselt, eks ole. Ja kui ma jõudsin gümnaasiumisse, ma mõtlesin, et ma nagu lasen samamoodi edasi, aga kuna ma vahetasin koole, läksin gümnaasiumisse nagu selles mõttes kõrgema, selles mõttes veits tasemega kooli, siis esimesel, äkki teisel nädalal ma põlesin nii retsilt läbi, et ma jäin haigeks, ma jäin 3 nädalaks haigeks ja pärast seda ma sain aru, et nagu asjad ei käi nii vaata enam siin. Ma lihtsalt ütlen, see hüpe põhikoolist gümnaasiumisse, mu õde teeb seda just praegu, ta just alustas 10. klassi, ta oli mingi Maria, kas sul oli ka nii raske saada A-d gümnaasiumis? Ja 10. klass oli millest kõige raskem klass. Jaa, see hüpe, see taseme erinevus on täiega tunda minu meelest. Ma ei vahetanud kooli, ma oli isegi sama kooli raames oli seda erinevust tunda tegelikult. Jaa. See oli päris selles mõttes tegelikult hirmutav ikkagi, kui sa nagu mõtled tagasi ja see oli nagu ülikeeruline ja siis nagu, ma sain ka aru, et nagu tegelikult on nagu, tegelikult sa oled iseenda, ma ei tea, õnnesepp ja iseenda nagu boss ja selles mõttes et kui sa ikka tunned, et sa ei saa, siis no okei, mõned ütlevad, et siis hakkad saama, aga vahepeal ei saa lihtsalt. Ma olen minu meelest mingis episoodis seda juba maininud ka, aga minu meelest nii hea mindset, mida gümnaasiumis omada, ongi see, et mida kiiremini sa saad aru, mis ained sulle päriselt meeldivad, kus sa tahad pingutada ja nendes ka pingutad ja teistpidi need ained, mis sulle võib-olla ei meeldi ja millest sa teedki ära selle miinimumi, et sa ise oleksid enam-vähem rahul, seda kergem sul on. Ja täpselt tegelikult see miinimum on räigelt oluline minu meelest. Ja see on okei teha mingites ainetes miinimumi, see räigelt okei on. Ongi okei, kui sa, ma ei tea, isegi ei tee neid koduseid töid on ju kaasa ja mingi teedki ainult mingi kontrolltöödeks õpid või mingi tunnis, ma ei tea, lihtsalt chillid on ju. Aga vähemalt sa teed nagu midagi ära, vaata. Nagu olegi lihtsalt uhke selle üle, et sa tegid nagu selle väikse mingi asja milestone'i. Mis sa gümnaasiumi lõpueksamitest arvad? Ja issa ma ei ole kunagi nüüd naernud mida asja, see oli nagu mingi lammas. See väljendus su pinget seoses nendega. Nagu kui sa praegu mõtled gümnaasiumi lõpueksameid, mis on esimene mõte, mis sulle pähe tuleb? Esimene sõna? Mina võin esimene sõna öelda. Pinge. Mul tegelikult vaata, nagu kuna sul vist oli see, et kas ma lähen ülikooli, ma ei lähe ülikooli, vaata see täiega see pinge. Nagu kuna mul ei olnud, kuna ma räägin, minu jaoks oli gümnaasium lihtsalt puhas tüdimus, nagu mul on ülikahjust öelda, ma tegelikult oleks tahtnud nautida seda aega ja oleks tahtnud, ma ei tea, ollegi mingi mingi high school, aga see ei olnud ja ma olin nii tüdine, et ma ei leidnud miskit nagu, ma ei leidnud enam rõõmu nagu õppimises, ma ei tea, kas on nagu loogiline, on see, et sa vaata õppimise rõõm. Rääkisime sellest enne. Ja mul ei olnud lihtsalt sellist asja. Kusjuures mina ülikool, jah? Ja. Mina olen pidanud
nüüd ülikoolis ennast ümber õpetama, uuesti armastama õppimist. Ja ma rääkisin sellest isegi oma perega just hiljuti, et vahel ma lähen kooli, nii palju, kui meil praegu neid tunde seal kohapeal on, ja mul tuleb see gümnaasiumiaegne tunnistress, et issand tund hakkab, issand, ma pean siin rääkima. Flashbackid reaalselt. Ja ma lähen iga kord sinna loengusse ja nagu on olnud mingid üksikud korrad, kus see tõesti ongi natuke teoreetiline, aga ka siis ma suudan endale selgeks teha, miks see mulle kasulik on ja mul ei ole kordagi olnud seda hetke, et ma nagu päris olen mingi, ma raiskan ma aega siin. Ja mina olen pidanud ennast ümber õpetama, armastama õppimist uuesti, sest gümnaasiumis ma lõpuks lihtsalt sa ei lihtsalt nagu automaatpiloot, lihtsalt nagu masin, lihtsalt kuradi künna seda põldu, on ju. Võta lihtsalt need kuradi teadmised. Ma olen rääkinud vist piinlikud storytime'ide episoodis ka sellest, kuidas ma vene keeles pidin õppima pähe luuletust, mis esiteks on nii down kontseptsioon üleüldse. Ja ma hakkasin klassi eest nutma sellest pingest. No vene keelega on üldse minu arust kõigil raske. Kas on keegi, kellel on vene keeles kerge? Ei. No minu meelest, välja arvatud sina, kes oskad vene keelt. Vaata, tegelikult asja ongi selles, et ma ei oska ju vene keelt sellepärast, et ma õppisin koolis seda. Ma oskan vene keelt, sest et nagu ma olen vene perest ja nagu see on ainus nagu põhjus tegelikult. Aga koolis on nagu, see on üks asi, millest ma olen nii palju mõelnud, et reast, et sa lähed on ju sinna vene keele tundi on ju ja oletame, et sa õpidki oma seda kava on ju, mis seal õpiti, mingi diivan, mingi tapeet, ja õpime nüüd mingi mööblipoe, mingid asju, aga oletame nüüd, et sa lähedki vaata Venemaal on ju kogu klassiga ja sa mingi kogemata jäid vaatama seal mingi vitriine või mida iganes on ju pikemalt, sa vaatad, et oi pekke, et mingi kõik on kadunud ja sa oled mingi, et mul on vaja ruttu mingi, ma ei tea, kella vaadata või mingi telefon on ka tühi, vaata, või ja siis sa tahad ma mõtlesin, et vitriinidelt oli kõik kadunud, ma olin nii lost korraks, et kõik su sõbrad on kadunud. Kõik, nagu kõik inimesed eksid ära Venemaal. Ja siis sa oled nagu, pead küsima kelleltki nagu, kella või mingi, et kus bussipeatus on, kuidas ma saan sinna ja siis kõik, mis sa tead on tere, пожалуйста, мне один диван, пожалуйста, мне ei, sa räägid juba nii palju paremini kui ükskõik mis keskmine gümnaasiumiõpilane. Aga ma räägin nagu, kuidas sa nagu lähed ja küsid siis mingeid vajalikke asju, kui sa ei oska neid rääkida, nagu miks ei õpetata seda vajalikku informatsiooni. Keeltega on, nüüd me hüppasime täiesti eraldi puuli, kus ma väga kaua, ma kardan, me ei jõua olla, aga keeltega on see teema, et sa ei saa ühtegi keelt koolis peale inglise keele täielikult selgeks, keeled vajavad praktikat ja keelte õppega on ka üldse see, et ma olen olnud väga õnnistatud heade õpetajatega, kes on õpetanud seda praktilist osa. Meie vene keeles õppisimegi korduvalt ennast tutvustama, küsima juhiseid, jutustama oma kodumaast, sükestest asjadest on ju. Aga ma tean nii palju juhuseid, kus see ongi lihtsalt mingid suvakad lausete ümberkirjutamine, nagu keeleõpe on täiesti eraldi teema, ma võiks sellest eraldi episoodi teha. Oota, kus me enne seda olime? Me rääkisime gümna lõpueksamitest. Episood hakkab läbi saama, me lubasime, et me räägime gümnaasiumi lõpueksamitest. Räägime nüüd enam ei kaldu mujale. Kust alustada? Alustame oma kogemusest, sest meil on väga erinevad kogemused. Ja ma üritan võtta nii lühidalt kokku kui võimalik. Mina olin see inimene, kes üldiselt gümnaasiumis arvas, et lõpueksamid ei mäteri, et ei ole vahet ja ma nagu alguses sain aru sellest. Siis, kui ma hakkasin reaalselt nendeks õppima, siis mul tuli mingisugune nerd hoog peale ja järsku mul oli kinnisidee, et ma pean skoorima mõlemal eksamil mingi 100 punkti, sellepärast, et eesti keel ja matemaatika on 2 ainet, milles ma naturaalselt olin üpris hea, samamoodi inglise keel, aga inglise keel toimus kõik detsembris ära ja mul läks inglise keel eksam ka nii hästi, enesekindluse hoog oli suur. Ma tegin eesti keele proovieksami ja ma sain seal 99 punkti, sellepärast, et meid hinnati päris korralikult üle seal. Ja mulle väidetavalt, et ainult su pealkiri oli halb, on ju, vot nii. Matemaatika proovieksamiks ma kohale ei läinud, seda ma tegin kodus, on ju. Jõuab kätte eksami päev, ma olen koha peal, ma ei saa absoluutselt oma närvide talitsemisega hakkama, ma paanitsen täiega, ma kirjutan töö, millega ma enam-vähem olen rahul, enam-vähem, süke, semi. Matemaatikaeksam läks üldse lappe, ma olin seal nii nagu see pinge lihtsalt käis must nii üle, aga nagu matemaatikaga ma üldiselt jäin rahule ka, sest matemaatikaga ma teadsin, et pinge hakkab üle käima, eesti keelega ma lootsin, et äkki ei hakka ja siis ma sain oma tulemused tagasi, mis olid 77, 79 või 78, 76. 2 punkti erinevused. Et eesti keel oli vist 2 punkti kõrgem kui matemaatika, vist seal 79, 77.
78. Ühesõnaga alla 80 mõlemad. No aga see on tegelikult ikkagi hea. Nagu see on tegelikult väga nagu okei. Ega kujuta ette, et sa teed proovieksami 99 punktile. Kujuta ette, et minu peas... No see enesekindlus kinda on, minu peas ma väga lootsin, et ma saan üle 90. Ma oleks olnud 100% rahul sellega. Aga ma olin kindel, et ma saan üle 80 ja ma sain alla selle. Sellega on nii palju asju valesti. Esiteks, miks mul tuli hoog, miks mu enesehinnaga kas sõltuma sellest, mis ma saan seal tulemusteks? Esiteks. Teiseks, miks värk üldse sellega on, et minu tulevikku otsustab see, kuidas ma suudan ühel kindlal päeval ennast kokku võtta ja koha peal midagi kirjutada. Vabandust, aga see on okei. Kuna oli koroona aeg ja kuna minu erialal sellepärast ei küsitud, ma ei tea, kas sellepärast või üleüldiselt ei küsitud eksami tulemusi, siis mul ei läinud neid vaja. Ja mul isegi ei läinud neid vaja ja ma olin lõpus mingi nutsin 2 päeva reaalselt. Mul isegi ei läinud vaja neid. Kujuta ette inimesi, kelle tulevik sõltub sellest, kuidas nad suudavad ühel päeval ennast 6 tunniks kokku võtta. Oota, aga kuidas sul see nagu eelne kuidagi protsess vaata nagu möödus, et kas sa nagu õppisid vaata täiega või? Ei, ma õppisin räigelt palju. Ehk ma tundsin, et ma olin väga, nagu ma olin nii palju vaeva näinud ja just sellepärast ma olin nagu, et ma ei saanud seda, ma oleks olnud muidu rahul sellega, aga ma arvasin, et see on see tulemus, mida ma saan lebolt ilma õppimiseta. See 78 või 77 oli siuke eesti keele puhul, mis ma arvasin, et ma teeks kinni silmi ära. Sellepärast, et mulle oli koolis selline mulje jäetud. See on täpselt see, et ikka mingi issand, aga see on ikkagi nii hea tulemus, aga nagu POV kujuta ette, et terve su eesti keele õpetaja reaalselt, mu kirjandusõpetaja vist ütles ka mulle, et nagu sa pead lihtsalt õppima pealkirja kirjutama ja saad 100 punkti. Ma olin ühes valikaines, kus see sama õpetaja oli ka mingi, kõik, kes siin valikaines on, te saate kindlasti kõik üle 90 punkti. Jah. See ma usun täiesti ja et see on nagu räigelt siuke löök alla poole veel. Mul praegu, ma lähen nii vihale, kui ma mõtlen selle peale, kuigi ma ütlen lohustuseks, ma pidin neid tulemusi reaalselt uuesti nagu üle vaatama, sest mul olid juba need meelest läinud, nii et see läheb meelest ja see läheb räigelt ja see tegelikult see ei matteri enam, nagu kui sa oled oma asjadesse sisse saanud ja reaalselt üks asi, mis ma arvan, et on vajalik siia öelda, läheb nagunii nagu minema peab, reaalselt läheb hästi, läheb täpselt reaalselt nii nagu peab minema ja kõik saab korda ja tegelikult see reaalselt enam nagu ei matteri mingisuguse aasta pärast. Sa nagunii õpid oma eriala, kus sa pidid minema, kus sa pead minema ja reaalselt kõik läheb hästi. Ma ütlen siia ka seda, et kui oleks üks asi, mida ma teeks teisiti, siis nagu ma isegi ütleks, et ma seda õppimise protsessi nii väga teeks teisiti, sest ma jaotasin ära nii, et ta ei olnud väga pingeline. Ma iga päev natuke õppisin, natuke lugesin, eesti keele eksami ettevalmistusest on nii palju kasu sellel erialal, kus ma nüüd olen, sest ma lugesin palju, ma kordasin palju, see nagu ma sellest kordamise osast ma ei kahetse midagi, sest ma tegin ta enda jaoks hästi inimlikuks, mida ma oleks teistmoodi teinud, et ma oleks võtnud endalt selle pinge sellel eksami päeval ära ja teadvustanud endale, et see, mis tulemuse sa sellel päeval, selle 6 tunni jooksul teed, see ei näita su taset. See reaalselt ei näita, sellepärast, et me õpime jah õige kirjaga, kas me õpime ka selle stressi, selle pingega toime tulemist, ei õpi. Ja reaalselt täpselt ongi see, kas keegi on meile kunagi õpetanud, kuidas sa saad, ma ei tea, paari mingi minutiga olla mingi üli-anxious olekust, eks ole, ülinormaalne ja nagu täiesti rahulik. Reaalselt koolis minu eest õpetajad ütlevad, mis mingi kosmiline jutt see vaata on. Kosmiline jutt. Ja nagu meil oli veel see, et me olime õppinud terve aasta kodus. Me ei olnud teinud kontrolltööd koolis. Me ei olnud harjunud kontrolltöö pingega ja eksam on ju kontrolltöö korda 10. Jaa. Ja. Ma olen nii suur nagu, ma ei ütle, et ma olen see, kes arvaks, et eksamid peaks olema ära kaotatud, aga ma arvan, et midagi peab muutuma. Tee siis need eksamid, saa siis see tagasiside, aga miks ei või olla erialade puhul... Tagasiside, mitte hinne. Tagasiside. Okei, see ei ole hinne, mis sa saad punkte, aga miks ei või olla see, et sa, näiteks, ma saan aru, et see võtab palju nagu aega, aga samamoodi tegelikult kõikide nende praeguste nagu juhiste koostamine võtab ju aega. Miks sa ei või näiteks kirjutadagi mingi selles ülesandes oleks saanud lahendada niimoodi, sellepärast, et või mingi, et oleks parem, kui sa oleksid teinud nii või ma ei tea, no jällegi. Või miks ei ole ülikoolidel nagu ainult erialakatseid. Ma saan aru, et see sõelub välja need, kes nagu üldse ei pingutanud, aga nagu, kuidas ma ütlen, kui mina oleks tahtnud minna näiteks mingi, ma ei tea,
mis on mingi jube keeruline eriala? Astrofüüsika, ma ei tea tegelikult. Okei, oota, ma ei tea, mis no ma hakkasin nagu mõtlema seda seos, et okei, kui sa tahadki siuksele erialale näiteks arst minna, siis sa peadki oskama oma pinget juba manageerida niimoodi, et sa seal eksamil oled rahulik. No see on ka ju bullshit. Veits on küll, jaa. Või näiteks ma arutasin oma õega täna hommikusöögi ajal, et kas eesti keele, see inimene, kes tahab minna eesti keele õpetajaks õppima, kas ta peab saama väga hea tulemuse eesti keele eksamil? Kas nendel, kellel närvid veavad alt, kas nendel ongi sellepärast see nagu tuleviku osa kinni pandud selle eest, et sa mingil ühel konkreetsel või nagu jällegi teistpidi elus sulle ei anta igaks asjaks mitu võimalust, aga kuidagi kasvõi kui natuke teistmoodi juba kooli keskkonnas suhtuda nendesse eksamitesse, et need ei ole nii suur ja hirmus asi, vaid sa lähed sinna tegema midagi, mida sa oled juba harjutanud nagu mul ei ole mingit head lahendust, aga mul on ainult see POV, kui õudne see oli. Ja, võib-olla me saame kõik koos sinna tegelikult, või äkki teistel on mõtteid, kuidas seda lahendada. Andke märku, teeme kohe, mis need on, need mingid paraadid. Muudame haridussüsteemi. Kindlasti on mingeid juba näiteid kuskilt, no tegelikult see teema on tegelikult nii pikk ja ma arvan, et ma võiksin terve nagu sellest süsteemi nagu muutmisest või on vaata nii palju näiteid, Soomes on kõik teistmoodi ja bla. Ja seal on need mingid argumendid, et okei, ega kool õpetab ka tööeetikat ja vaeva nägema kõike seda. See on liiga keeruline, et sellesse veel siin laskuda, ma tahan sinu lõpueksamite kogemust kuulda. No mul oli see teema, et kuna ma räägin, mul läks see õppimismotivatsioon ära, ma arvan juba kuskil jaanuaris, veebruaris 2020. aastal, siis nagu siis, kui me veel koolis saime käia, siis ma õppisin korralikult, kohe kui meil läks selleks veebi nagu põhiseks üle, siis ma olin see inimene, kes õpetas, et kell 9 on tund eesti keeles, ma tegin arvuti lahti, või isegi mitte 9 varem, 8 või midagi. Tegin arvuti lahti, panin kaamera käima ja läksin magama. Reaalselt. Ma olin see inimene. Aga sa arvad, et see oli seotud sellega, et see oli veebis või pigem see veebi lahendus nagu tõi välja selle, mis sinu sees nii oli selle motivatsiooni puuduse näol? Ma arvan, see oli kõik kokku nagu see oli suht kindlalt see, et see oli see veebi asi, esiteks nagu sa ei saa, nagu, no me kõik vaata teame, et see nagu näost näkku, see connection, see on nagu täiesti teine asi. Sa ei saa vaata õpetajale iga moment öelda, et mingi õpetaja ma ei saa aru, vaata, ta ei saa sulle mingi tulla ja vaadata ikkagi, okei, ta saab vaadata, mida sa teed, on ju. Aga nagu ikkagi see ei ole, vaata, nagu see on, nagu me kõik teame lihtsalt, et see ei ole see. No ma arvan, teie puhul oli see, et see tuli ootamatult. Meie jaoks see veebiõpe oli siuke, millega ma olin juba harjunud kahjuks reaalselt. Nii et teie jaoks see tuli nagu ootamatult ja ma kujutan, et see võis selle motivatsioonile kõva paugu anda küll. Ja, no lõppude lõpuks oligi sellist kokkuvõtvad, et ma õppisin äkki paar päeva enne, paar päeva pärast enam ei õpi midagi. Paar päeva enne ja nagu korralikult, vabandage, ja läksin eksamile, see oli vist esimest korda, kui ma tegin midagi nii, et ma ei kartnud või ma olingi nagu, et ma ei ole vaata närvis, sest et nagu mul ei ole vaja kuhugi nagu saada, minu jaoks on tulemused ei matteri ja ma sain ka selles mõttes vastavad punktid, ma ei ole mingi, et oh my god, mingi nii uhke või nii kurb, on ju, nagu ma sain 51 ja 58, selles mõttes ikka nagu päris halb, vaata, aga ma ei tea, mul nagu, ma räägin, see ei ole minu jaoks midagi hullu tähendanud, ma ei ole selle pärast ma räägin endaks kuskilt nagu välja jäänud ja selles mõttes, et kui ma tahan, ma saan igal hetkel vaata neid uuesti teha. Ma peaks õppima vaata juurde nii, aga ma arvan, et nüüd, kui ma üksi seda teeks ja kui mul oleks actually vaja, siis ma nagu võtaks ennast kokku ja teeks seda. Nii hea, kuidas meil on kaks nagu nii erinevat lugu. Ja naljakas, et nagu minusuguse inimese näitel, kes nagu õppis mega palju, pingutas nagu enda arust nii palju higipull otsa ees, on ju. Kas see on higimull või higipull otsa ees? Mina ütlen mull alati. Oh my god, kas ma olen terve elu olnud higipull või? Ma just kujutsin ette praegu, kuidas sul jookseb mingi pull jookseb. Ühesõnaga, et sa pingutad nii, et vihikmärg on ju. Ja meie keemiaõpetaja ütles seda nii hea välja. Vihikmärg, mida? Ja sa lähed teed ja sa teed ta nagu võrreldes meie kahe tulemustega parematele tulemustele ja ei ole absoluutselt rahul. Ja teistpidi nagu sina, kes ei kulutanud oma aega sellel üldse, sul ei läinud nii-öelda selles mõttes aega raisku ja
tuli nagu teistsugune tulemus, aga sind see ei häiri, et see kogemus võib olla nii erinev ja me teeme nüüd veel kiire pausi, sest kaamera hakkab üle kuumenema. Wuhuu! Yeah. No nii. Kas sa tunned, et sul on selle teema lõpuks veel midagi südamel? Mul toime mõlemad võiksime anda mingi hea statementi neile, kes praegu kas alustavad gümnaasiumi, kas on gümnaasiumis, kas lõpetavad gümnaasiumit või on üldsegi põhikoolis. Sest mul on tunne, et see episood ikkagi keskendus põhikoolile ja gümnaasiumile. Mitte ülikoolile või üliõpilastele. Aga. Mis on meie see lõpustatement nendele inimestele? Sa võid alustada, kui sul on midagi, ma korra pean keskenduma. Oota, kas meil on mingid head keskendumis sound efekti, kuulame. Ja siin naeravad inimesed. Ma tean, võt see on meie mõtlemismuusika. Me mõtleme korra. Nii, mõtlemismuusika see läbi, ehk mis on meie statemented. Mina lihtsalt ütleks, et ja tegelikult mul on mõte olemas. Esiteks, leia enda jaoks see, mis sinu jaoks on huvitav ja kui miski muu ei aita, keskendu kas või ainult sellele. Ma ei ole seda meelt, et täiesti nagu umbes gümnaasiumist välja troppida ja mitte üldse proovida nagu kaasa minna. Ma täiega soovitan leida midagigi, mis on põnev. Kas või mingi õpetaja, kes õpetab mingit ainet väga põnevalt. Keskenduda sellele. Teiseks, mitte võtta kooli liiga tõsiselt. See on väga kahe teraga mõõk, see nõuanne, et ühelt poolt nagu vahel sa teed oma elu keerulisemaks, kui sa ei võta. Ürita tabada ära need hetked, kus sa mõtted pingutada ja need hetked, kus ei ole. Näiteks minu meelest kulutada aega eksami ettevalmistuse ajakava koostamisele on minu meelest väga mõistlik, sest siis sa mõtled kohe välja, et davai, sa nagu varakult paned plaani paika, see ei ole pärast nurka surutud, juhul kui sa tõesti tahad väga palju õppida, kui ei taha, jumalast mitte. Ja ärge võtke eksameid, nagu kui sa juba oled nagu enne selle vaeva ära näinud või otsustad, et sa ei viitsigi liiga palju selle jaoks pingutada ja et sa lähedki pigem testima, sa oled juba, ma ei tea, koolis kordamisel kaasa teinud, siis you go girl. Jah, nii et eksamid reaalselt ei ole elu lõpp. Kool ei ole elu lõpp, elu ei ole elu lõpp, sellepärast, et reaalselt nagu lihtsalt ei ole mõtet seda kõike nii tõsiselt võtta, kuna nagu me juba enne ütlesime, siis reaalselt kõik läheb lõpuks kuidagi moodi. Ja kui ei lähe nii, nagu ma ei tea, sa praegu soovid, on ju, nagu tegelikult, nagu kui sa mõtled, nii palju asju on läinud nagu teistmoodi, kui sa alguses oled nagu tahtnud. Ja sa oled tegelikult ülitänulik nüüd, et need asjad läksid nii. Et kui sa praegu oled selles seisus, kus sa oled nagu pekki, miks mul ei tule see asi välja, siis tea, et varsti sa saad teada, miks ei läinud niimoodi. Jaa, see on väga hea, see on siuke südant rahustav mõte. Ja üks asi veel, et kui Maria ütles, et jah, et kas või keskendu sellele ühele asjale, mis sulle meeldib, siis ma tegelikult ütleks, et proovi võimalikult palju asju alguses. Ja lihtsalt ongi see, et nagu proovi ära, sa tead, mis sulle meeldib, nagu Maria ütles, sa tead, mis sulle ei meeldi ja siis sul on mingisugune vaatepunkt ja täpselt nii, et ära võta lihtsalt kooli liiga tõsiselt ja lihtsalt ürita nautida tegelikult seda. Ürita leida midagigi positiivset. Kui hea mõte siia lõppu. No nüüd on vist outro aeg. Ma tahan öelda seda, et kui teil on mõtteid, millest me võiks rääkida, meil on neid mõtteid vaja, sest selle seasoni approach, ehk siis eesti keeles selle hooaja lähenemine on meil selline küllaltki spontaanne. Teemasid me vaatame ka selle järgi, mis parasjagu toimub, mis meid ennast huvitab, mis meid ennast kotib ja kui mul meelde jääb, siis ma vähegi üritan alla video ja episoodi kirjeldustesse ka mingeid asju panna, kust edasi lugeda selle teema kohta. Artikleid, jah. No, selle teema kohta lihtsalt väga kerge panna, sest sellest kirjutatakse lihtsalt nii palju. Ja üleüldse kõik nagu tagasiside eest me oleme mega tänulikud. On sul veel midagi siia lõppu öelda vahvat? Kuidas sul see esimene episood tundus? Cool oli. Minu meelest ka. Ja. Sound efektidega me saame väga palju rohkem mingutada. Ja me järgmiseks korraks me lubame, et me fiksime need kõikidega samasugused efektid ja paneme kohe lükkame siukse Pickle Rick vibe'i sisse. Ma tea, me peame rääkima minust, sinust ja Rick and Mortist. See on järgmine kord alustame sellega. Sest meil on palju rääkida sellest. Ja ma arvan, me hangime ka kõrvaklapid sulle, sest siis sa kuuled ka need sound efekte. Muidu ma panen Annale siin niimoodi märku andma või teeb värvi järgi aru saama. Ja, siis sa kuuled ennast ka, see on siuke raadio vibes. Ühesõnaga, mul on hea meel, et te meiega täna need tund aega või kui iganes kaua me juba rääkinud oleme veetsite.
me oleme nii elevil uue hooaja pärast ja kõik põnevad teemad, kirjutage mulle või Annale Instagrami. Jah. Või alla. Ma ei tea, kas alla saab kommenteerida. Sellepärast, et kommenteerige igale poole. Te leiate meid ülesse. Me võtame igalt poolt. Võite meile isegi kirju saata. Jaa. Kas me laseme seda outro muusikat Käste Punaste? Jaa. Davai, okei. Kuuleme siis teiega järgmisel nädalal ja naudime meie vahvat outro muusikat.